Tere õhtust ja tore on näha jälle teid, head hõimuklubi sõbrad siin Eesti Rahva Muuseumis. Selle hooaja viimane ERMi hõimuklubi siis on taas sellistel lõunateemadel, et kui eelmisel korral paar nädalat tagasi kõigest käisime me nii-öelda sellisel mõttelisel rännakul Põhja-Lätis leivude juures ja nende keelt kuulsime, siis seekord piiridest vast väga palju kaugemale ei lähe, jääme nii-öelda Eesti piiresse, vähemalt osaliselt, tõsi küll. Sellepärast, et teemaks on meil, mis tunne on olla noor väikekultuuri esindaja ja selliseid rahvarühmakesi ja kultuure ja keeli tegelikult, kui kokku lugeda, on meil Eestiski, väikeses Eestis ka palju. Ja muidugi ei ole olemas väikest kultuuri või väikest keelt. Et kui vähegi süveneda, siis igas kultuuris ja keeles leiab enneolematuid rikkusi ja sügavusi. Aga selge on ka see, et mõnel kultuuril ja keelel on neid nagu kasutajaid, siseringi inimesi rohkem, mõnel vähem. Ja kui kasutatakse siis selliseid termineid nagu väike kultuur või väike keel, siis üldiselt just selliseid juhtumeid siis silmas peetakse. Meil on siin jutuks Lõuna-Eesti kultuurid. Lääne poolt tugema hakates siis on Mulgi, Võro ja Seto ja Haanja ka veel juurde. Ja lisaks teeme juttu ka piiri taha minnes Norras, Põhja-Norras saami noortest. Ja teemaks tõesti mis tunne on olla noor selle enda kodukultuuri esindaja. Ja sellepärast meil on külalisi ja kõnelejaid ka rohkem kui üks. Ja ma päris hakatuseks annan sõna esimesele siis kõnelejale Kadri Laanmetsale, kes tutvustab siis selle tänase hõimuklubi tagamaid ja põhjuseid ja miks me üldse nendest asjadest kõneleme täna. Palun. Ja, aitäh. Meil on tõesti väga hea meel täna siin õhtul olla ja see võimalus saada koos noortega, et nendest teemadest rääkida ja tutvustada siis oma viimase sellise 1,5 aasta tegevusi. Ja minu nimi on Kadri Laanmets, olen Tartu 2024 Lõuna-Eesti projektide haldur, aga siis seoses selle algatusega, millest me täna juttu teeme, siis olen üks eestvedajatest. Täna on siin veel Annela Laaneots, minu kolleeg, Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator, siis on siin Hipsaar ja Sirlen Vodi, kes on Võro kultuuri esindajad. Sirlen küll võib täpsemalt veel niimoodi kitsamalt Haanja või Haani kultuuri esindaja ja Emilia Berg Seto kultuuri esindajana või Seto noorte esindajana. Ja tõesti, et täna on siis plaan see 1,5 tundi sisustada selliselt, et kõigepealt me teeme sellise lühema ülevaate oma projektist, mis meil siis oli selline koostöö teise Euroopa kultuuripealinnaga, Puudö 2024 ja Nordlandi maakond ja sealsed Norra saami noored olid siis meile teiselt poolt partneriks. Ja selline hiljem siis pikema aja pühendaksime paneeldiskussioonile, et kuhu siis kõik noored on ka oodatud ja teemegi juttu sellest noorte eluolust väikekultuuri esindajana ja sellistest tähelepanekutest saamide osas ka. Siis eraldi tähelepanu keelele, et mul on tõesti hästi, mina räägin eesti keelt siin hetkel, kuigi mul on ka isa poolt juured Setomaal, aru saan hästi, aga ei ole keelekeskkonnas ise päriselt elanud, nii et tahaks osata paremini ja mul on tegelikult hea meel, et mul on siin väga head noored eeskujud keele praktiseerimise osas. Meil on õnnestunud kaasata sellised noored, mõned, kes on tõesti emakeelena
rääkinud oma keelt, võro keelt näiteks või haani keelt. Ja on neid noori, kes on kuidagi täiskasvanu eas, pole küll saanud kodus siis praktiseerida, aga täiskasvanu eas avastanud, et see on see õige asi, mida teha, proovida ikkagi rääkida omas keeles ja siis seda ka populariseerida teiste noorte seas. Ehk siis hea meelega kuulame, kuidas noored räägivad oma keelt ja ma arvan, et publikul ei ole selle vastu midagi. Ja saame siis neid erinevaid keeli siin kuulda ja kombineerida. Ja julgelt võite esitada vahepeal ka küsimusi, et kuigi siin mina võib-olla olen peamine küsitleja noortelt, siis teie võite ka julgelt sekkuda, kui tekib mõni küsimus ja soovite midagi noortelt teada. Nii, aga siis ma arvan, et ma ootan teid ka siia lähemale ja saame selle esitlusega alustada. Meie projekt, mille me siis koostööna lõime, kannab ingliskeelset pealkirja Rising Young Ambassadors in Minority Cultural Field, aga eesti keeles tegeles see siis noorte oma kultuuri saadikutega. Ja kus need mõtted, seemned idanema hakkasid, siin on päris mitu tuttavat nägu. Nimelt 2022. aasta sügisel toimus siis selline visiit, kus Norra saamid külastasid Eestit, Lõuna-Eestit. Annela oli selline hea võõrustaja, saadi kokku mitmete kultuuriinstituutide esindajatega ja tekkis selline mõte, et peaks koostööna looma sellise algatuse, mis just noori kaasaks. Ja mina olin siis veel üsna värske meeskonnas, aga mind ka võeti siis rohkem ja rohkem paati ja saimegi valmis kirjutatud ühe projekti Erasmus Plus taotlusvooru, keda täpsemalt huvitab siis jah, see on selline noortevaldkonna koostööprojekt. Kestis veebruarist 2024 kuni märtsini 2025 ja kogu eelarveks oli 60 000 eurot. Ja kaasatud olidki siis Seto, Võro ja Mulgi noored meilt Lõuna-Eestist ja saami noored Norrast. Ja kuidas me siis need noored leidsime projekti, tegime avaliku üleskutse tegelikult ja sai kuulutatud siin ja seal, aga muidugi oli, ma arvan, suurt rolli mängis selline sihtotsing ja selline suust suhu reklaam ka läbi instituutide ja läbi oma kontaktide. Aga oodatud olid siis jah, Võro, Seto ja Mulgi taustaga või huviga noored vanuses 16–26. Ja saimegi kaasata siis 3 Mulki, 4 Võrokest, 2 Setot ja saami poole pealt siis liitus 4 saami. Ja mis meil siis selle koostöö fookuses oli või peamised tegevused? Meil toimus 2 kogemusreisi, ehk siis selle perioodi jooksul saime üksteisel külas käia ja sedavõrd tõesti kogeda üksteise kultuuri. Esimene kogemusreis toimus Puudesse, saime Eesti noored sinna viia ja Nordlandi maakondasid laiemalt, et külastasime seal ka ümbritsevat regiooni. Ja siis saime võõrustada augustikuus saami noori Lõuna-Eestis. Ja ma loodan, et teile jäi möödudes silma, et hetkel ka meil oli tore võimalus siia ERM-i tuua meie koostöös valminud brändnäitus, mis on siis 10 sellisel roll-upil, aga see on just selles formaadis seetõttu loodud, et seda oleks väga lihtne rändama saata. Noored ja juured kannab see pealkirja ja see on siis Lõuna-Eestis 3 eksemplaris, võrokeelne, setokeelne ja mulgikeelne ja siin praegu saab näha
võrokeelset. Ehk kes veel ei jõudnud, siis seal, kui te väljute, siis üks värviline näitus seal raamatukogu ees on näha. Ja lisaks veel erinevaid töötubasid ja kohtumisi silmast silma ja veebis, sest saami noortega meil rohkem silmast silma ei olnud võimalus kokku saada, aga siis sedavõrd põnev väljakutse oli see näitus valmis saada niimoodi suheldes veebi teel. Nii, aga nüüd ma annan rohkem sõna siin noortele, kes saavad siis oma kogemusi peegeldada. Et puudes käisid siis kaasas Sirlen ja Emilia ja saate rääkida, mis me seal tegime. Tere kõigile siis ka minu poolt vahtsest, et tõttest kävemi augusti alguse, siis juba 2024 aastagal puuda Norramaal ja ühtelt poolt siis saimi rohkem tiitmisi selle saami kultuuri kotsile olulised mõtte tõsut poolt, aga kui me kõneli noita nuuriga, siis saime ka teada, kuis nime oma kultuuri näeve mõtestas ja tuud kuigi hinda hoitva või tahtva hoita. Samal ajal, kui me seal Saamimaal olime, oli ka seal saami kultuuri nätel, mille pärast oli ka väga palju erinevaid ettevõtmisi, kohe me saime minna näituses erineva kontserdi, kuninganna Sonja kunstiauhindu jagamine, aga ka oli raamatukogu Eesti ilolitsempide raamatide näituse valla tegemine, koh me ka osa võtime. Mis veel hindale meelde jäi rohkem, oli ühtelt poolt arutelemise tsõõrid, mis meil oli saamaga, kui me saime jaga oma kogemusi, nägemusi ja tuu läbi oppi neid tegelikult ütitsid asju, mis meil oma ja või-olla jaga ka selliseid sügavimpi lugusid, mis jäi rohkem henge ja meelde. No oli nii sellise rõõmsamba, aga samah ka, kuna meil mõlempal on olnud omamoodi ka rassamba lugu, saamel küll väga ekstreemne ka vahepeal, kus on represseerid kiilt, kultuuri, sest ka tuleb ei kuigi lähkumbas sai, aga jah. Tere siis ka minu poolt. Nagu Sirlen juba mainis, me käisime seal siis saami kultuurinädala raames ja minul isiklikult jäi kõige rohkem meelde see, kuidas me olime seal nagu täiesti paduvihma sadas, aga siis seal oli tehtud nagu selline ehne saami telk põhiliselt. Seal olid need kasukad maas, seal oli lõke sees ja me lihtsalt õppisime neid lauamänge mängima, mis seal oli ja ma ikka veel, ma kahjuks unustasin need reeglid ära, aga ma ühe korra mängisin neid nagu pärast ka, see oli väga tore minu jaoks. Ja üks minu lemmikuid asju oli Queen Sonja Print Awards. See oli sellepärast, me käisime seal nagu kõige esimesena ja ma mäletan, me olime nagu just maandunud sinna ja meil oli 5-10 minutit, et lihtsalt vahetada riided rutuse hotellis ära ja me põhiliselt jooksimegi sinna. Me jõudsime 1 minut enne seda, kui see algas, me jõudsime sinna kohale, õnneks me jõudsime, me ei häirinud kedagi. Ja ma arvan ka see lugude ja kogemuste jagamine oli väga tähtis, et me siiani suhtleme nende saamidega, kellega me seal kohtusime ja me oleme saanud väga palju erinevaid lugusid nendelt ja mu ema käis nädal aega tagasi Puudos siis avamas seda näitust ja mulle saadeti nende poolt üks tüdruk saatis seal kingituse, mis oli nii armas temast. Nii et see võib-olla, me nägime üksteist nagu ainult 2 korda, aga see mõju, mis me üksteisele nagu avaldasime, see on nagu suur, me ikkagi räägime ja ma arvan, me jääme igavesti rääkima. Ma ütlen siis veel vana, et mulle ka väga meeldib tuu lavamänge mängmine. Tul üks mu lemmiktegevusi, mis seal oli. Tuu mängu nimi on Tablot
ja tuu ma mäletan, et kuulus samahe mängu, ma ei tea, perekonda siis, kus kui male ja kabe, et on selle mustvalge kah kruudiline või ruuduline siis lavakene ja tuu peal siis musta ja valge nuppu omavahel konkureeriva. Ja üks asi, mida tahtnud või niimoodi, on Marrani kultuurikeskuse külastamine. Tuu on siis Luulesaami kultuurikeskus, kui ma ei tegeles nii keele kultuuri arendamisega, aga on ka siis parlamendi keskus neil, kui ma õige mäleta. Ja seal tuhmata, mille ta on nii eriline ja mille jäi ka meelde, et see on hästi võimas monumentaalne hoone või institutsioon, kuhu on kogu tuu saami kultuur ka visuaalselt läbi erinevate näytuste olema ja tuu läbi kõik hästi võimas arusaamine ka hindal tuust. Ja jälle samamoodi, kuna tuu lugu on olnud nii ka valuline osalt poolt, siis mäleta, kuis kõneldi ka üks juhtum, kuis saami inimesi 19. sajandil siis eksponeeriti näitustel, maailma näitustel. Lihtsalt, et ütled poolt, lätsi sinna justkui vabatahtlikult ja sai tuist ka kompensatsiooni, aga sama tunnetamine olles nii ehtne, et tuu järgisi noid arvusaamisi, mis oli tsiviliseeritud rahval, põlisrahvast, et määrid ja pandi rõivile, siis mitte või oleski saami rõivit teha, aga Eskimaa rõivit teha, et jääne viil sealt mõtsikumbide või näen välja viil rohkem mõtsiku. Aga siis jah, üks osa tuu saami kultuur, tõenäosa ka ütstes rohkem popmine, mis meil seal alas selle tulsane edimene kokkasaamine kohmi rohkem ütstesega kuun olimi ja avasti et meile kõigile meeldis väga laulda ja siin on ka üks tore pildikene tuust, kuis lihtsalt ta toimisid, kuna meil päevad olid nii täis, siis tegelikult ta müü selle parajahel ja juuni algus ja päiv lääki kõrras käivad kalju nukadega ja siis laulime lihtsalt neid laule, midagi äkki tiidse, oli mäletanud ka omakeelitsid laule, mis meil meelehall või mida saime oppi. Et sealt piltidelt öeldes näha, see Arvani kultuurikeskus on tegelikult mägedesse ehitatud, et me sõitsime sinna bussiga 2-3 tundi enne, kui me üldse sinna kohale jõudsime, et need vaated olid väga ilusad. Mina võin omalt poolt meenutaks seda professor Uwe Jakobseni sellist töötuba, mis ta meile ka läbi viis, et see oli selline huvitav kogukonna väärtuste teemaline ja kuidagi teistmoodi avas silmi, et ma arvan, igaüks sai nagu natuke oma kultuuri, kogukonna mõttes asju mõelda. Ja siis oli huvitav asi veel, millest me osa saime, et seal toimus siis parasjagu ka riikideta rahvaste naiste jalgpalli meistrivõistlused. Ja siis saime siis tunnistada saami naiskonna võitu seal ja kaasa elada, et ka selline asi. Ja siis toimus seal veel samal ajal Põhja-Ameerika või Ameerika põlisrahvaste selline konverents. Ja varasemalt ongi, et sealsed saamid on rohkem koostööd teinud Ameerika põlisrahvastega just selle võib-olla põlisrahva staatuse tõttu, aga mis nende jaoks on minu meelest nagu selle Tartu 2024 ja Buda 2024 koostöö tulemusena olnud ka suur avastus on ikkagi see, et nemad või saamid kui soome-ugri päritolu rahvas ja tegelikult ka nendele noortel oli see nagu päris uus, et
neil oli ka siin see ERMis käik, kui nad Eestis käisid, oli väga suur elamus, et Mariale juba, kes on siis saamipoolne koordinaator, projektikoordinaator, siis tema juba 2022 oli sellest avastusest nii vaimustuses. Et see on jah selline suur avastus. Nii, aga räägime siis ka sellest, kui saamid käisid siin Lõuna-Eestis. Ja, no ma olen üliõpilane ja siis mulle selle haigu sinna Saamimaale ütlen minna, millest on muidugi väga kahju. Aga vähemalt saime võõrustada Saami tütarlatsi siis Võro, Seto ja Mulgimaal. Kõige suurem sündmus sellel ajal oligi siis Seto kuningriigi päiv, mida nad saiva näta ja mikä tässä sai näta, että vielä Võrokese ja Mulgi ei ole nii hulga hinna sattunut. Ja että tästä sellainen suurrahva yritys ja nii laadaosa, kulttuuriprogrammi osa niin kõigile midagi. Ja tolle puolesta ka, jah, Saami nuurille ka miildy, että hinna oli juba näide jos üks odava. Ja siis kävemi viil suurempal ekskursioonil Mulgimaal, siis Tauli Torupillitalun ja Vahtsel Mulgi elamuskeskusen ja tolle puolesta oli ka väga põnnev, just ta kotusid näta, mida inne ei ole nänny ja ma arvan, et see Torupillimäng oli kõige suurem elamus, ma arvan, et see tunne, mis tolles tegus ja oli nagu väga võimas. Ja Setomaal, mida me ka kõige edimetsena näime oli, siis Seto latsipäiv, kus valitas Nuursootska ja siis mis east Seto esindaja Rasmus siis saigi kõige enam hääli ja valiti selles esindajas ja see oli ka veel erilisem sündmus selleman. Ja ma ei tea, mis teile filmid jäi? Jah, ütlesõnaga ma pean tunnistama, et inne taad projekti mu tiidmise nii näitus Mulgi tegemitsist oli väga väiku ja ma natukene etteruttavalt ütle ka, et ta projekti kõige suuremp hää asi mu jaos, et oppi Mulgi kultuurikotsile oppi rohkem enam Võro ja Seto kotsile tuu oppimine käveni keele, aga ka läbi näide kõigi kotusside, mis on käivä ja olla. Üks asi, mis Setomaalt miilde oli ka, kui me saime kõnelda Hõrnaarega, kes on olnud ka mitte Nuursootska, aga Ülemsootska ja lihtsalt kuulelda inimesi käest, kes on ta teemaga juba tegelenud pikempa taigu. Nende kogemusest on ka hindela väga palju sellest jõudu mano ja on väga suures inspiratsioonis. Seto kuningriigi päev tõttest on selline suur kroon, selle tal lihtsalt selline suur sündmus ja ka saami mulje noidest juba näituses, kuna näitatest rõivid ja kirem, mis oma rõivide peal tekkiudi nii suurt tundmist või et mitu kõrda kõlasi selle mõtted, et jah, et kuigi me elasin nagu Eesti, siis tegelikult nii tutvad ja kodune tunne on erinevate asju poolest. Ja loomulikult koh me siis olime ööbisime või päevine kotus veel Haani. Sana üks illas turismitalokane, kus saime käiva Savusanna ja Mõtsa lihtsalt matkama. Ja saamale ka väga Savusann miilde ja võeti väga suures elamusest. Mina olen Seto kuningriigis ja latsipäeval käinud sünnist saati, aga iga kord see suudab ikkagi nagu üllatada, et ükski kord ei ole sama nagu eelmine ja seekord ma olin ka seal nagu teisest perspektiivist ma nägin seda, sest ma olin seal inimestega, kes ei olnud seal mitte kordagi käinud. Ehk siis ma rääkisingi iga asja kohta, nagu kõike, mis ma teadsin, ma pidin tõlkima esiteks kõike seda, kuna nad olid Norrast ja siis ma tõlkisin kõike seda informatsiooni, mis ma kuulsin inglise keelde, nii et mingil määral ma õppisin inglise keelt paremini rääkima tänu sellele projektile. Ja ma nägin, kui nagu üllatunud nemad olid nende asjade üle, mis tunduvad meile nii tavalised, et see kõige rohkem oli see
ülemsoojas ka valimine. Et ma olen nagu sellega nii nagu harjunud, et kõik on nagu avalik, võtad nöörist kinni, loetakse üle, aga nad rääkisid mulle, et mismoodi, aga su naabrid ju näevad siis, et kelle poolt sa hääletad ja niimoodi. Et neile tundus see nii imelik, et inimesed saavad näha nagu kelle poolt sa hääletad. Ja siis ma rääkisin, et ei, see on kõik okei. Et pole hullu, et ikkagi setod lõpuks lepivad ära ja aga uueks asjaks minu jaoks oli küll Mulgi elamuskeskus, et Mulgimaal mina olen võib-olla ainult paar korda enne seda käinud ja mina ei tea, ma ei olnud isegi vist proovinud nagu kvaliteetset Mulgi putru ja Mulgi korpi varem, nii et see oli väga lahe kogemus. Ja muidugi see metsa ja maastikumatk, et see mets ei olnud nagu, seal ei olnud mingeid radasid, me käisimegi nagu läbi vee, seal olid loomad lihtsalt vabalt, neil ei olnud aeda ümber, me nägime vist, need olid kitsed, nad just jooksid seal metsas ja ma olin pärast sääsepunne täis, aga see oli väärt seda. Ja, et just mis tuli ka nagu välja kõnelemisest nii Saamega kui ka omavahel ka selle nagu topeltidentiteedi külg. Või et ongi, kus siis oma identiteeti alale hoida, kui sa elad mujal, et nagu Emilia ka elas Tallinnan, aga tugevalt käid just Seto asjaga. No me oleme küll maal üles kasunud, aga nagu oli hulga neid, keda ma nagu elasin mujal ja Saames ja on ka nagu eri saami haru ja na elasin nüüd Liinan, aga na on nagu traditsiooniliselt oma nagu pudrakasvataja, et kus siis teda hinda identiteeti lööda sellel nagu vahtsen maailman ja näidajas ka, et saami ja norra kultuur, et mitme kõnelivad, et neil oma mõlemba rahva rõiva ja kandva nagu toda, mis nagu sünnus selle ürituse man ja väga hulga nagu äratundmist olid tolle man, et ütelda, kes sa siis oled, ma ei tea, võrakene või eestlane. Ja siin veel mõned sellised pildid, et me tõesti püüdsime, et saaks selle suursündmuse kogemuse Seto kuningriigipäeva näol, aga siis ka sellist metsikumat ja looduslähedasemat kogemust siis seal matkates. Aga nüüd mõne sõnaga sellest näitusest ka, mis siin ERMis hetkel on samuti näha, aga siia ta kahjuks pikemaks ei jää, et selle mõte on siiski see, et ta rändab mööda Lõuna-Eesti koole, muuseume, rahvamajasid ja erinevaid sündmusi, kuhu ta passib. Ja näituse nimeks on siis Noored ja juured või vastavalt mulgi keeles Noore ja juure või Noor ja juure, seto ja võro keeles. Ja eesmärk tutvustada noorte kaasamise parimaid praktikaid oma kultuuriteemades. Aga tegelikult teemad said siia laiemad, et me tõesti räägime väikekultuuridest ja keeltest hariduses, nii siis koolihariduses kui ka siis koolivälises, mitteformaalses vormis hariduses. Räägime noortele tähtsatest sündmustest ja festivalidest seal näitusel, omakeelsetest ajalehtedest ja selle olulisusest siis, kuidas näiteks noored ka sellise kirjutamiskogemuse saavad, noorteorganisatsioonidest, pärimusest ja traditsioonidest ja noortest eeskujudest. Et soovitan pärast siis sellega veel ka tutvuda. Ja võtsime siis sellise väljakutse, et näitus on lausa 4 keeles, et 3 Lõuna-Eesti keeles ja siis Norras on ta norra keeles ja tõlgituna veel veebis siis 2 saami keelde pluss ka inglise keelde. Ja ma arvan, et siit juba kõik peegeldus, et mis see nagu noortele andnud on, et tõesti sellised, meil on tekkinud head kontaktid ja mõnele sellised väga head sõbrad, kellega praegu saab, õnneks on ju kõiksugused kanalid olemas, et saab suhelda, palju kogemusi, teadmisi, erinevaid võimalusi ja kindlasti sellised head mälestused sellest. Nii, aga kui täpselt, eks ole, lootsin poole tunniga. Et kas kellelgi on praegu vahepeal tekkinud selles osas küsimusi siia, enne kui me võib-olla nüüd võtaks istet ja siis jätkame sellise arutelu vormiga? Jah, küsige palun. Aga kui ei ole, siis ma võtan selle küsimise rolli esialgu enda peale.
siiski küsiksin. Jaa. Seal oli 16–26 õssid, seal oli punakene. Siis kas oligi nagu 16 ja 26 esindatud ka? Ja me võtsime siin näiteks ühe erandina Emilia Punti, kes on minust palju pikem, aga vanuse poolest siiski noorem. Et siis sa olid vist napilt 15. Ja ma olen just 15 saanud, aga nüüd ma olen 16 ja nüüd ma sobin sinna. ja ma olin vist kõige vanem 23. Et siis nagu sääne vahemik. Ja Saami oli vist kõik nooremad, kõik alaealised. Jah, see on 16–18 olid saamid. Selline vahel, et jah, sai kokku. Meile siia taustaks panna siia mõne esilehe. Aga jaa, oma nimed saite öelda, aga tegelikult ma arvan, et Andi publikul oleks huvi teie kohta rohkem teada. Ja siis ma palungi, et igaüks võiks ennast veel lähemalt tutvustada, ehk siis jah, nimi, aga ka, et mis siis on see teie seos, kas siis Võro, Seto või Haani kultuuriga ja millega te igapäevaselt tegelete praegu? Tean, alustame Sirlenist. Jah, ma võin siis otsa valla võtta. Ütelnud, et ma olen Sirle ja olen Haanimaalt, Haanist peri ja Haani kultuuriga on mul köödus sünnust peale, kuna ka haani kiil on mu esimene kiil, mida ma olen kogu oma pere ja suguvõsaga kõnelnud. Tuu mõte mu jaos kultuur või suur osa kultuurist ongi kiil või kõige tähtsam osa, millega ma köödust hoia ja tunne. Haanimaal või parajahem õpi Tartu Ülikooli etnoloogiat ja folkloristikat. Tuu on ka väga suurest osast mõotatust, et mul on üks huvi perimuse ja kultuuri vastu, selle, et ma näen, et on teema, minka on vaja tegeleda, et kuigi on väga palju hästi tehtud asju ja on väga palju inimesi, kes tegelesid ta kultuuriga väga palju, siis üks oma probleemi, millest nii valla ei saa näituses keele hääbumine, üks suurem, mis ka hinnast pututas ja tuu või olla ajendasid minna õppima ta teemat veidikese rohkem edasi. Jah, ma olen siis hipp. Jah, ma olen siis 23, et kõige vanem sellest seltskonnast ja ma õpi aolugu Tartu Ülikoolil ja siis parhillati oma magistritüüd, mille teema on ka võro keele olukord Nõukogude ajal. Nii et see on nagu mulle igapäevane teema, millega ma tegelen ja peale tuu motiivil igasugused võro nuuri aktiviseerimise asju, nagu oma võrokeelist podcasti ja keelekohvikit ja mõndsegi videosid ja niimoodi. Aga ma tiiduda tolle pärast. Ma arvan kõige suurem põhjus, et mu mõlemba vanempa oma siis nagu või ütelda võro keele iistkõneleja ja tolle ala peal tüütaja ja kodu on üks ka olnud kõige katskeeline keskkond ja seal ma olen selle võro keele selgeks saanud, aga ei saa ütelda, et ei ole pidanud nagu õppima viilmanu ja et ma ei tea, mõista perfektselt, aga toon kimmele üks kotust ütenantu teema, millega ma võiks tegema. Kui keegi tahab nüüd seda taskuhäälingut või podcasti kuulata või uurida seda, siis kus ta selle leiab ja mis selle nimi on? Selle nimi on siis Poodimann. Ega kõrda ma eri külalisega ja kõnelese, ma ei tea, oma
mõttit ja elulugu ja seda või kuulata Spotify platvormi pealt või kui trükid Google'ile sisse Helüait, siis sealt löövad ka. Helüait on säärane võrokeeliste kullamisasju platvorm. Ma olen siis Emilia. Ma kahjuks ei räägi emakeelena seto keelt, nii et ma olen pidanud mujalt seda otsima. Et ma elan Tallinnas, aga mu vanaema ja vanaisa elasid kunagi Setomaal. Et Setomaal ma kõige rohkem praegu, ilmselt kunagi olid tantsimine, laulmine, tegin käepaelu nende setomustritega, aga praegu rohkem näiteks kirjutamine. Ma kirjutasin Setomaa tähekesse, kirjutan sinna ajalehte praegu. Ehk siis tõlkimisel ma vajan abi, saan perfektselt aru, aga ei oska veel hästi rääkida. Ja nüüd siis käsitöö poole pealt, kui te näete seda pilti, siis mu peas on helmine, et ma tegin selle endale ise eelmine aasta loovtööks. Nii et kui keegi tahab tellida minu käest, siis võite kirjutada mulle. Ja igapäevaselt käin koolis Tallinnas, lõpetan põhikooli praegu ja kooris laulan laulupeole ja üldiselt jah, iga suvi käin Setomaal, üritan käia nii tihti kui võimalik. Ja Tallinnas võtad osa setolaste koolidega. Setolaste koolis käin Tallinnas ja, nii et kui kellelgi on sugulasi Tallinnas, võite see on selline pererühm, et väiksed lapsed, et seal on 3-aastasest kuni 70-aastaseni inimesi, nii et Tartus on ka avatud, nii et soovitan minna. Aga jah, teie olete olnud selline, minu hinnangul selline ikkagi haruldane leid meie jaoks, aga kuidas teile endale tundub, et kas noored on nendest oma kultuuri või päikekultuuri teemadest huvitatud ja kas teie suguseid selliseid huvilisi jagub või oletegi te pigem sellised haruldased? Ma või siis vahtsast alustada. Mu meelest on küll või vähemalt mu kogemusel väga palju mu tutvusringkonnast ja sõprust peavad või oma väljendanud soovi parem-pahe oppi tundma oma kultuuri, aga ma tunnen, et probleem on, et tuo on omajaga raske, et kui siin natukene tuua ajalugu, siis mul läks hästi, et mu pere kõneldi ja ei olegi kõnelda oma keele. Aga tegelikult küllalt oli noid perriga oma latsile ta kilt edasi sanna ja küllalt ma olen kuulnud lugusid, kus keegi tutvel kõnelesid jah, mu vanaisa kõnel, aga tuu oli häbiasi ja siis ta es võta ainult kilt kunagi suu sisse kolis mind minema kahkohagi ja siiamaani ei kõnele. Et tegelikult ma näen, et on olematu huvi ja tahtmine selle, et oma kultuuri hoidmine ja kandmine ole enam häbiasi ja ta on selline eski julgustav tegevus, aga tuud on väga raske teha noorel inimesel selle, et kost võttatud materjali, kost üldse pääle naada omane probleemi, minka noored peavad hakkama saama. Sa mõtled siis seda, et kui seda kodust ei ole võimalik või ei ole nagu kaasa tulnud, et siis kui sa ühel hetkel nagu avastad, et sul selle vastu huvi on, siis sellega on nagu raske alustada. Meil muidugi on selles grupis selline hea näide ka siis üks tütarlaps Mulgimaalt, kes tegelikult vist päriselt juuri ei oma, vaid ta on kolinud sinna Mulgimaale elama. Juured ta hiljem avastas vist ikkagi. Aga igatahes ta võttis siis meiega ühendust või liitus meie projektiga sellest huvist, et ta oli siis Mulgimaale kolinud ja me võtsime ta gruppi vastu ja tõesti, et tal oli sedavõrd suur huvi ja siis
mulgi eestvedajad tabasid selle ära, varustasid teda terve portsu kirjandusega, mille tulemusena siis tegelikult ta praegu räägib mulgikeelt ja vist isegi kirjutab mulgikeelset luulet. Et jah, selline hea näide, et tegelikult hea tahtmise juures on need asjad võimalikud. Aga jah, jällegi, et see ilmselt on pigem haruldus. Aga selle sama küsimuse osas veel, et kuis on neid eestvedajaidega? Ja selliste noortega, kes selle vastu huvi tunnevad. Just see, mida Svidlan kõnel, et huvitundid on hulga ja just neid, kes võib-olla eeldab avastuse, et nad ei olegi kiilt selgeks saanud. Mulle hindele ma väga hingelähedalt see just nagu need noored, kes siis omagi kasvuse üles näituses siis Võromaal või võrokeelitside alade peal, aga neile ei ole nagu kunagi kohale jõudnud, et see oma mingi kiil või kultuursääl on see oluline asi, et meil Võro Nuuri sean siin projekti oligi see, et me kõigi pere oma tiidlikult otsustanud, et kõneleme võro kiilt ja et lapse oma käynyt keelepesan oleme me kõik käynyt ja sellest on nagu tõttast kasu olnud. Ma näen ka, et kui ma kõrvaldan neid võro keele kohvikid, siis sinna tuleva just need noored, kes oma käynyt võro keelepesan või siis tuleva need noored, kes siis ülikoolin ja säänsest nagu professionaalsest huvist oma avastanud hindajaus võro keele. Aga rasse on nagu jõuda säänse, ma ei tea, keskvõtse inimeseni või nooreni, ja pida seda või ole mingil määral tähtsas, aga tal ei ole nagu aigu või see ei ole tema edimene prioriteet siis nakata uurima seda kiilt ja kõiki raamatit lugema. Et kuis nagu näideni jõuda säänsel kättesaadavan vormil, mida ta nagu tahtnu või viisnu kullõlda või kaia. Et kõik ei saa olla aktivistid kah, et nagu on lihtsalt neid, kes seda asja praktiseeriva. Aktiviste osad on ka vast vähem parhilla hästi. Ja tegelikult mulle paistabki, et kuni mingi vanuseni selle teemaga tegeletakse, et võro kultuuri puhul ka, et on keelepesa, lasteaiarühmad, on teatud koolid, kus rohkem siis võro keelele ja kultuurile tähelepanu pööratakse ja sa oled nagu selle sees. Aga siis, mis noorte inimestega juhtub, on ju see, et Võrumaalt ja Põlvamaalt ja ka Viljandimaalt, Valgamaalt, kuhu siis need keelealad jäävad, ikkagi tullakse Tartusse õppima ja siis nagu jääb see side, võib olla oht, et katkeb. Aga minu meelest näiteks sama hippe algatus ülikooli juures selliseid keelekohvikuid teha on väga selline hea ja ma ei tea, kuidas sa ütled, et kuidas see toimib? Kui palju teil huvilisi on? No seal on umbes 10-15 inimest, ega küll mitte õkva päris masse, aga me siis proovime kiilt harjutada niimoodi, et ongi jututsõõr, et ega üldse proovi midagi ütelda ja meil on nii neid, kes oma nullist opnu võro kiilt, need, kes on sünnust saadik kõnelnud, mõnikord tunneme, et oleks või-olla vaja inämp vanembit kõneleid, kes mõistnu väga hästi kiilt, et kellelt saa nagu inguju võtta, et muidu kui kõik noore omavahel kõnelas ja siis tuu kiil tuleb tõistsugune välja, kui siis kui ei ole äkki vanem kõnelas. Kas vahepeal on publikust mõni küsimus? Kui ei ole, siis ma võin ka jätkata. Et me kohtusime selle projekti raames ja tegime koostööd saami noortega. Mis teile nende puhul nagu jäi meelde või missugust äratundmist nendega kohtumine pakkus? Milliseid selliseid sarnasusi, aga võib-olla ka milliseid erinevusi te märkasite? Kõige esimesena ma märkasin, et nad olid nii rõõmsad, nagu kõik räägivad Norras seda, et nad on veel uimasemad kui meie ja niimoodi. Või me lõpuks jõudsime järeldusele, et nad on küll aeglasemad kui meie, et neil läks kõigega nii kaua aega. Aga nad olid nii rõõmsad, elujõudu täis ja
aga nende juures kõige see erinevusem asi oligi see, et neil ongi nagu 2 identiteeti, et Eestis eriti ei ole ju nagu selliseid Eesti rahvarõivaid. Et aga neil oli, et nad kohe rääkisidki, et nemad on sealt piirkonnast, nemad on saamid, näitasid oma saami rahvariideid, aga siis nad näitasid ka pilte, kus nad on Norra rahvariietega. Et ma ütleksin, et meil sellist asja eriti ei ole, et võib-olla on küll erinevate kihelkondade riided ja niimoodi, aga tavaliselt see on ikkagi see üks koht, need ühed riided, millega sa käid. Ja nendel oli ka seesama keele, siis ma ütleks, et seda on isegi raskem õppida, sest saami keel ja norra keel on omavahel palju rohkem erinevad kui näiteks eesti ja seto keel. Ehk siis neil on palju raskem seda õppida, et kui näiteks siin meil on grupis inimesed, kes rääkisid seda oma emakeelena, siis keegi neist seal seda ei teinud ja nad oskasid pigem nagu paari lauseid sõnu öelda, aga neil kõigil oli see huvi olemas, mis on väga sarnane meiega, et me kõik nagu tahame, proovime, üritame. Aga samas on neil siiski nagu päris, seadusega on neil tagatud päris head võimalused selleks keeleõppeks, et ma ei tea, tahab keegi teist seda kommenteerida. No, ja no kõnelime, et neil on see, et ükskõik Norran, kus sa elad, kas mitte saami aladel ükskõik kus, siis kui sul on vist 10 last, kelle vanemad tahtva, et nad saas ka saami kiilt oppi, siis riik peab selle neile kõrraldama, ükskõik kus nad omama. No ütleb küll, et seda mõnikord on raske teha, et nad peavad mõnikord sõitma nagu tõiste liina, et seda tunni võtta, aga nad tegevad seda, et see on tähtsa. Ja siis on ka, vajadusel on mingid veebilahendused nagu loodud selliseks kaugõppeks. Ja et see keele küsimus on neile südamelähedane, aga seesama kõrvaldaja ka Maria näide poole pealt, kes siis on veidike see vanem, aga ei ole ka esi oma kodust saami kiilt selge saanud ja nüüd aktiivselt seda. Aga see nagu keele trauma on üks nii kõva, et ta ütles, et nagu oma imega on tal väga keeruline kõnelda saami kiilt, seda ta ima küll mõist saami kiilt, aga ta lihtsalt on nii harinu norra keelega, et see paistus talle nagu ajun väga võlss, et kõnelda nüüd saami kiilt oma lapsega, et võõrdega on teda lihtsalt ette. Ja tuu pakse väga hulga ära tundmist. Ma liigu siis keele küsimise mantedesi või olla tuu, mis mulle jäi ja kui muud on hoitva hinda mänsidki traditsioone tämbatsel päeval ja kus nämä nii umasten hinelle päemiselt kõnelda siis Mariaga, kõnelga sellest mütoloogiast natukese veidükese või perimisest, et kui muudu saamal on olnud sääne komme, et kui pead kohegi luuduhe püüses jääma, siis küsydes paiga vaimu või säänsid olevuste käest lupa või pead teede andma ja time samamuudu, kui ma õige mäleta, vähempalt tal usknuid holl ja ta väga arvestas tuuga ja siis samamuudu tõne asi on saami laul joik, mis on siis kinkalegi suunat või üte persooni kotsile laul ja mis on kaasana hästi armas asi, mis on tämpätse päevani edasi kestnud. Ma lisaks siia veel seda, et neil oli, ma ei tea, võib-olla sa mäletad paremini, aga neil on ju see, et Eestis on see, et oled näiteks Hella tuligi Mulgimaale, siis nüüd tema ütleb, et tema on mulk ja keegi ei pane sellele kätte ette. Aga seal saamidel on see, et neil oli nagu, nad peavad kuidagi nii nagu ära tõestama, et nemad on saamid, et sa ei saa lihtsalt minna saamimaale ja öelda, et ma olen saam. Et neil oli see palju raskem nagu see parlament, neil on saami parlament ja seal on nii palju erinevaid reegleid, et kus sa üldse võid sinna kuuluda. Et see on, ehk siis see, ma arvan, raskendab üldse tervet seda nende asja, et kõik ei saa lihtsalt öelda, et ma olen saam ja et nagu liituda sellega, kui nad sooviksid. Tuol tõtest tunnistamise teema, mis neil on palju, mulle tunnus kah keerulisem kui meil, selle, et seal on ka oluliselt väga palju erinevaid saami kogukundi
kes on olnud põhapõdrakasvataja, aga kes on olnud siis, ma ei tea, kalapüügiga tegelenud. Ja juba sealt siis või olla on mõnegi arvamus, et mõne on tuu õigem saam ja samamoodi, et kas sul oma saami juure või siis kui palju sul neid juuri on ja kui järjepidevalt on tulnud, et kõik tuu või selle saami kogukonna siseselt on see on siis küsimuses ja samamoodi tegelikult mul on tunne ka rassum Norra ja saami suhte, sellepärast et on ka palju neid Norra inimesi, keda taha ei hääljuhul või olla tunnista, aga ja ka aktiivselt vastad ütles tuule, et saami on olemas selle näide meelestu kuigi muudu lahk mõnestki Norra identiteeti, aga mõist ütelda, kus nad tuu põhjendada, sest lõpus siin ei ole. No lihtsalt veel minu selline tähelepanek oli see, et kuidagi loodus oli selline ühendav teema või just see, et kuidagi suhtumine loodusesse ja see ka selle noore põlvkonna puhul selline ühisosa. Juba see, kuidas te seal kõik nagu aasa peal käitusite ja neid polaarpäeva öid nautisite. Ja kõik need mingid sellised kombed, mis tundusid üsna sarnased ja müüdid. Aga jah, see identiteedi teema tuli juba sisse. Kuidas teile siis tundub, et mis tingimused meil siin setode, võrokeste, mulkide puhul justkui peavad olema täidetud selleks, et võiks öelda, et ma olen nüüd seto või ma olen mulk või ma olen võroke või ma olen haanlane? Ma arvan, et see väga palju sõltub inimestest ka, et kas me räägime 90-aastase vanaemast, kes ongi siis nagu väga sees sellest teemast, et sina ei ole. Aga ma küll praegu ei ütleks seda, et kui ma läksingi Setomaalest kõik ikkagi, nagu kõik innustavad seda tagant, et pigem keegi ei ole, et sina ei ole õige seto, et keegi ei ole vähemalt mulle, võib-olla selja taga räägitakse, aga vähemalt näkku küll keegi ei ole öelnud. Et minu arust küll meil sellist otseseid kriteeriumid ei ole. Ja, või nii, ma arvan, et võrokesi puhul on see kimmas identiteedi näitaja kiil ja ma arvan, et kui äkki keele selges, siis võrokene ütelda ei ole nagu probleem. Aga kui sa ei mõista kiilt, no siis tuleb ei ole veidike see seda, et kus sa peri oled, kes oma su edevanempa kukabana ma elan umbes Võromaal, aga mõnestki, see olenes ka, mis on su nagu sääne agentsus või mida sa tahad teha, et ma arvan, et kui sa tiid hääd seal Võromaale kolinuna, kuigi ma ei tea, mõnestki kogukondlikku tüüd või mõnestki, ma ei tea, külaseltsi asja, siis sinu võidas nagu hästi võtta ja umas võtta, olenes, kui sa ei ole igat ärimist ei võeta või ma ei tea. Ei, ma olen tävast nõutuga, et tuu ongi huvitav, kui muudu see identiteet justkui on paikkondlik ja aululine, selle, et ta on nii välja kujanu ja või-olla kiil on tämbetsel päeval üks kui suuremaid näiteid või sensid asju, mida sa esi hoita, aga sama küll on neid inimesi, kes tulevad välest poolt, aga lihtsalt nii aktiivselt sulanduse kogukonda neid võetes umas, selle, et nad võtva omas siis kuigi selle mõttelaadi või arusaamise või et kui sa ajad ütte asja, mis on hinde kodukandi edendamine või kultuuri hoidmine, siis keegi nakkai näpuga näitama, et aga sealt ja välast poolt, et see ei sobi, et kõik võetas vastu. Ja jah, et kui see inimene esitund, et kas ta tahtsis olla võrakene selle seen või kui ta on Saaremaalt tulnud, siis ta võivad tund nagu väga tugevat köödust tollega ja siis las olla nii viisi. Ja mä ensigi seal see mõttelaadi, nagu Sirlen välja tõi oma ka,
täpselt säänse või-olla võromaise, et kuis sa nagu, ma ei tea, jah, käid oma sannan või luudusen, kui sa tiit oma säänseid, ma ei tea, mõtsa majandat või luudust hoiat ja oma, ma ei tea, sugulaisiga kõnelet. Kuigi on ka ju naidinämisi, või-olla ütle välja, et ma olen nüüd võrokene, ma olen haani inimene, et pane iseennast määratlust pääle hinnale, aga sama või-olla kõnelas väga hästi kiilt ja lihtsalt elas oma ellu. Ja mu arust on ka väga õige, et sa ei, kui sa ei taha välja hõikama hinda kotsile midagi, sul kuigi syömä on tuo asia olema ja sa elad tuo perre ja sulle õige tunnus. Ja mõnikord inimene ei ütlegi välja, aga kui, ma ei tea, uudisse pealkirjana on, et ma ei tea, võrokese tahtva seda ja toda, sest ta nagu tund hinnast pututatuna kuigi ta ei mõtle. Nii, kas meil on vahepeal mõni küsimus publiku seast? No, ma tahaks küsida. Kus ta siis on? Kas haani inimese hinnast võrokaisis ei pea või kus ta köödus siis on? Kas kiil on siis, ma ei tea, kinkaga ütte panda? Jah, tuomisena teema, mida üles tulnud. Keeletiidu perre on haani kiil, siis selline humogurõuga murrak, mida käy, siis võro kiili alla, tuu haanlase määratlase hinnast tämpätsel päeval võrokuisist eräle selle, et on tõistmuudu kultuur ja ka muu perest on lihtsalt alati tulnud niimoodi, et me oleme haani inimese, me ole olnud haani inimese ja lihtsalt ei ole tuud köödust võromaaga või võroga nii tugevalt olnud. Tuu kotsile on teed ka uuringuid kohaliku vanema põlve inimesiga kõnelt, kega tunnistab hinnast kuigi muudu eräle ja haani tähendab on saane arvasaamine, kuigi olles tunnetades ja erinevust ja näituses, kui ma kõnelan, siis tegelikult ma tunnen erinevuse ära, et võro keele ja tuu keele vaihel ma kõnelan, ma näen, et seal on mõtsegi asja, mida ole päris sama ja sama muudu. Ja toda ja, et Võromaa siseselt on ju ka erinevaid kante peale Haanimaa või Mehkamaalt oma siis imäpooline suguvõsa, aga ma küsin Sillan, et kui see on, et kui ma ütlen, et ma olen eestlane, aga ma olen ka võrokene, kas siis su jaoks, et kas sa oled võrokene ja veel haanikene või sa ei ole? Või kui sa tunned? No, mu jaoks on haani olnud alaisin oma rüts ja võroga lihtsalt ole eitud või mahinast, kuigi võrokuses ei pea. Aga kui sa siis näituses selle projekti alla nagu... Me ei osanud kutsuda haanlasi eraldi projekti. Jah, kuna haanlastele eraldi kutsud tule, siis ma lihtsalt pidi ütlema, et kuigi ta haani Võromaa alla lätt, siis kultuuriliselt on justkui eraldi teda määratlet. Aga samas Võro on olnud nii tugev jõud haani kõrval, et tegelikult ma tunnen, et alles nüüd naatas haanist kõnelema ka välepool. Me on tegelikult aastakümnete suur töö, et inimese oma hoidnu ja saistnu hinde kultuuri eest. Ma tunnen, ma lisan siia, kuna Setomaal mõtleks natuke nagu just teistmoodi, et seal on küll, inimesed räägivad erinevad moodista seto keelt, aga et ei ole seda ühte õiget seto keelt, aga kõik need ikkagi peavad ennast nagu setodeks ja selliseks üheks. Ongi need erinevused. Nagu saamidel on ka seal ahknevused, kas nad on siis sealt luulesaamid või siis põhjasaamid ja mis seal kõik on. Kas veel on mõni küsimus publiku hulgast? Võromaa ongi Eesti mõistes tähti suur, et ega kõik sõna ei olegi ühte muudu, mis on põhja,
Võromaal Põlva-kandi tugi, mida mina kõnelen, ja siis päris südamal Võromaal. Ma tiian jah, osa kõne on tõistmoodi, aga no erinevus ei ole väga suured. Et on loomulik, et on eri keelekonna olnud. aga noh, siin ilmselt ongi see, et see pole ainult keelepõhine eristamine, vaid midagi muud. Ja Kimmälega juba põlvkondi vahel tuleb keele erinevus, et kui võib-olla vanaimadel on see suurem oma kihelkonna kiil, siis ma arvan, ma kõnelen küljend saanest keskmast võro segu kiilt. Ma saanestki võro kirekiilt siis või ütelda, et ma olen koolin saanud mõne võro keele tunni ja tolle perre nagu saadne. Mulle tuu murraku ja ongi vähe imelik. Ja mul on meelel ükskord ma Põlva raudteejaama kuulsin, 25 omavahel kõneliva ja ütlesid, et tõsele võro kiil. Tahad ei opita, tahab kõneldas ja ma mõtlen, et väega õige. No mina olen lapsest talle kõnelnud ja siis mulle on vähe imelik, et nüüd koolin opitas, et tegelikult ja võro kõneli tomme või siia juba nagu lapsest pääle saada, mis on võro keele suhte, mitte koolinud. Ja noh, nii ta on läinud. Eks Võromaal on ka palju noid inimesi, kes ei ole ju võrokas, neid noid lapsi on midagi kohta nagu. Kuigi ma tiia Põlvan ka, oli mõne Tallinna inimesed, kes oli spordijuht Anne Vasarik. No tugenem nii Tallinna lätskõne, tugenem nii ätsad võro kiit, kui nii, et mõni õppäev päev. Ja ma mäletan ühte hetke sealt Mulgi konverentsilt eelmisel aastal, kui oli ka siis, see toimus Tõrva gümnaasiumis ja oli rohkem nagu noortele suunatud, seal oli noori, aga oli ka päris täiskasvanud ja siis meie siis Robin Liiber vedas seda päeva ja ta esitas selle küsimuse, et kes siis kõneleb mulgi keelt. Seal tõusis väga palju tegelikult täiskasvanute käsi. Järgmine küsimus oli, et aga kes teist või kui paljud teist räägivad oma lastega mulgi keelt? Käsi oli palju vähem. Et noh, see ongi see, et see on natukene see meie põlvkonna murekoht. Ehk siis tõesti meil siin selles projektis on kokku saanud või kokku tulnud väga haruldased noored, kellel on see võimalus olnud kodus kuulda seda keelt ja kasvada selle sees, aga just sellepärast ongi kuskil vaja seda hiljem õppida, kui huvi tekib. Et seda võimalust ei ole olnud, et seda räägitaks kodus. No ma lihtsalt olvis 60 täna pool, kui Põlva lehen kirjutas eesti keele õpetaja, kes on kuskil mujalt peri, et kui halb on, kui lapsed kõnelevad murrakul, siis on väga raske opata. Aga peale toda kirjutab tuttu koolimeest Seto Lehestiku Paul vastu artikli ja tema kõnel just kui sul väärtust on. Ja, too on täpselt see, millest siis mu see magistritöö tulema. Kõiki noid Aulehe artiklit analüüsi ja uurija ja kui valmis saa, siis see Kimmele lugeda. See on vist tugelt vähe rohkem artikli. Ja nagu terve nõukogu tao joosul teemateks väga aeti ja saane 60-ndite lõpul, 50-ndite lõpul üteldi ka Kimmele, et kõik latse vanempa olge kõnelge kirekiilt latsiga, et siis on lihtsam ja päris hulga inimesi tollest kans siis nagu oma suunise võtse. Aga küll on hää, et kõik, kes võta ja siis saame siin nii kõnel. Ma küll tuud ei mäleta, et mina kõrva siit, et ärge kõnelge võro keele. Koolile? Ei, nii koolile kui mujal ka. Ei, no ikka jah. Ei ole teda mälestust, et oleks ütelnud, et ärge kõnelge. Olenes siis õpetajast. Minu naine kõneles, et koolin pandi poissile, poiss kõneles koolin võro kiilt ja talle pandi punane leht pähe. Narreenigu, tõisi. Aga mina ei ole, omanel on tänne kummel. Et üteldi tal kõnelgu. See on see Parksepa koolina. Ma nägin, seal taga oli ka üks käsi. Ja, ma tahtsin küsida, et te mainisite, et natukene avastasite saamide soomugrimaailma, et mille kaudu siis te seletasite, et milline siis see soomugrimaailm ja kui palju need noore saamid teadsid teistest või on neil mingi kontakte teiste saamidega, kes on Poola poolsaare ja Läätsumas ja mujal? Ja selles mõttes see soome-ugri, meil oli jah väga hea siin seletada, meil on ju ERMi varamu ja me isegi saime enne saamide juurde minekut, saime Antilt siin ERMist tuuri
käisime seda saami väljapanekut ka vaatamas ja Anti tutvustas meile saami kirjandust natukene, mis siin olemas on. Aga peamiselt ikkagi see ise äratundmine ja märkamine, ma arvan, see peamine oli nagu käsitöö kaudu või nagu just nagu sellised, see visuaalne sellised mustrid ja see kuidagi on see, mis kattus. Ja siis ka üksikud sellised sõnad, eks ole, et mida me siis taipasime, et on sarnased ja tahab keegi. Ja oligi selle rahvarõiva vüüga oli see, et saami ütlevad, et neil oma väega nagu samasugutsene, mida naisi ära tundsema. Eski üteldi vist, kui ma ei esu, et võinu võtta ta vüü ja panda saami rõividamana ja äkki ei ütelnud mitte midagi. Ja või-olla oli teistsugune kui see, kui meil Eesti nagu rahvarõivid kaias, et ega et peab kõik reegli järgi perra olema tehtud. Et neil on see või-olla hulga loomulikum, kui naisi oma rõivid pruuksema. Et kui küsida, et kas neil olid nagu kontaktid nende teiste saamidega, siis minu arust neil oli küll, nad mulle rääkisid, või need luulasaamid nagu elavad, nad ei ela ju ainult seal Norra territooriumil ja nad lähevad täitsa sinna igale poole. Nii et mulle nad rääkisid, et neil on nagu ikkagi need erinevused tulid siis, isegi kui nad on nagu samast sellisest saami grupist, siis ikkagi väikesed sellised rahvariiete erinevused, aga neil oli isegi nemad ise, nad kõik olid ju samast saami grupist, aga osadel neist olid rohelised rahvariided, osadel sinised, et neil ei olnud nagu seda ühte õiget. Jah, need saavad natukene vabamalt, aga neil on ikkagi selles mõttes Saamimaa määratlus ja see, et on ühtne Saami parlament ja on küll nagu 4 erineva riigi vahel pillutatud laiali need alad, aga ikkagi selles mõttes selle kaudu neil teatav koostöö on, aga kui palju neil nagu mingite selliste, ma ei tea, sündmuste raames või seda sellist koostööd on, et ma ei tea, kas sa Annela oskad siin võib-olla täiendada? Neil on jah mingid sellised suurüritused, kus nad kõik käivad, aga minu meelest ikkagi see riigipiiride teema on ikkagi ka neile mõju avaldanud, et eelkõige nad ikkagi nagu oma riigi sees tegutsevad, aga nad teavad, et meil on ühine parlament ja või tahad Sandi täiendada. Mis on palmi jälle? Nii palju võib-olla ütleks ka, et kui sealt Mulgimaa lääne otsast Setomaa ida otsa mõõta, siis see on palju väiksem maa kui Saamimaa nagu ühest otsast teise. Vahed on niivõrd erinev. Üks asi, mis mul meelde tuli, mis või-olla on küll sellega, et kui Saami ja näide riigi nagu läbi saava, seal Seto kuningriigi päeval oli nagu terve bussitäis Soome turiste ja siis need Saami käveva seal ja siis ütlesid nagu tädi Piatna ja küsis, et kas need laplased aga soome keele, aga nad saivad aru, et nad pruuksavad seda sõna, mis nagu juba Raide meelest ei ole nagu sobilik ja nad oli juba väga hiitunud, et kui siin nagu Setomaal äkki neile nüüd niimoodi ütles ja ma ütlen, et tegelikult see oli üldse soomlane, kes seda ütel ja et see on selline põnev kultuurikonflikt. Ja, seal on üks küsimus. Mul on selline küsimus, kas see on laul ja julge muusika või selline vabas vormis muusika ja laulu kaudu väljendamine ka kuidagi noorte seas selle projekti raames kuidagi esile tuli või kas see oli selline spontaanne asi või teatavasti saamidel on väga palju sellist head noorte muusikat ja räppimist ja joigavad võib-olla isegi julgelt ise. Nimelt Eesti Rahva Muuseum korraldas kunagi saami käside näituse ja siis Peeter Laidi, kes nüüd 3 nädalat tagasi kahjuks läks Toonela teed. Tema elus esimest, kui ta oli väga legendaarne ekte jõvesepp ja ta joides esimest korda elus Tartus. Ja see oli tohutu nagu ime, et kuidas see spontaanne selline asi võis ka juhtuda. Aga sama ilmselt, kas teil oli võib-olla põnev, et kuidas seal koha peal, kas noored kuidagi rokkisite ka koos või siis tekkis selline spontaanne, selline heliline, muusikaline värk? Tekkis küll ja kõik need ööd me laulsime, me isegi ei olnud,
oli üks öö nagu peale, enne kui me pidime ära sõitma, olime terve öö üleval. me lihtsalt olimegi seal ja kõik bussisõidud ja need ka, et meil ei olnud kunagi nagu sellist vaikust või niimoodi. ja see keel ju ka, kui sa laulad, siis keel ei tule nii väga mängu, ehk siis koos nende saamidega nemad võtsid eest, siis Irlen võttis eest ja kõik laulsid, et see ma arvan ka ühendas. jah, nii nagu oli väga mitmekeeline suhtlus, sai ka õga keele paar laulujuppi lauldus, et nii saami opassi meile mõndsidki andsid ringmänge, tantsu. Loomulikult noid oli veidike see rasvim püteh laulda, aga me üks proov kuigi muudu hakkama sai. Laulimi mulgi keele, laulimi haani keele, võro keele ja eesti keele. Et seto keele. Laulimi küll, sai ka seto keelitsid laule. Et tuu mielestäni või olla hää näydus, kui ka läbi muusika saa ütstusega lähkumbas ja ütstuse kultuurist oppi, et nii tuopas kiilt, aga ka tuud, mida mi tähtsas peame või mis jupib meile kultuurist kuigi oma läheb. Aga ma viiks veel nüüd teema selle juurde, et me rääkisime või me oleme oma näitusel kajastanud neid teemasid, et kuidas siis noored saavad oma keele ja kultuuriga veel seda tutvust teha ja paratamatult ka õppida siis, kui selles keskkonnas ei ole saanud lapsepõlvest peale olla. Aga võib-olla kui minna selle teema juurde nüüd, et kuidas on noorte puhul selle oma kultuuri teemades ja just oma kultuuri arengus kaasarääkimisega. Et meil on sellised nii seto kui võro kultuuri puhul on need vanemate kogud. Juba ütleb kohe nimi ära, et noori vist sinna ei oodata, eks ju. Aga kuidas teile tundub? No ei saa ütelda, et ei oodata. Ma arvan lihtsalt kõige suurem vahe on sellene, et mida keegi taht nagu oma kultuuri sen teta, et seal on lõputult variante, et mõnele miilduski enam käsitöö, mõnele enam laulja muusika, rahvamuusika, mõnele siis keeletiiduslikust mõttest ja sääne vanempide kogule kuulumine või on sääne rohkem poliitiline tegevus eskina. Et meil oli ka nagu säänesid eri huvidega noori, aga noore oma küll oodata, aga ongi see, et kuis nad sinna jõudva või näide teemade manu. Et kõigepealt sa pead nagu tiidma mõneski kiilt ja kultuuri, et siis jõuda see poliitilise mõtteni tollest. Ma arvan, et kui see on nagu vanemate kogu, see ei tähenda, et nad ei võtaks nagu noori kuulda, selles mõttes ma arvan, et nad ikkagi kuulavad, innustavad, ootavad, et nad... Ja seto ja Võro vanemate kogu, no mina olen siis Võro kongressi vanemate kogu on noor esindaja ja seto kongressi vanemate kogu on ka nagu kats noort nüüd, nii et üks säänest liikumist veidike see toimus, aga ongi, et säänsist ürituisist, et nüüd on kongress või säänse, et need, ma ei tea, ei jõua nii palju noori inimesi, kui neil ei ole juba inne määneski kimmast huvi. Aga näiteks jah, et saamidelt saab tuua seda näidet, et neil on ka eraldi selliseid saami noorteorganisatsioone. Kas meil seto, võro ja mulgikultuuri puhul on selliseid eraldi kultuuripõhiseid noorteorganisatsioone? Mitte noori, mitte spetsiifiliselt noori omi. On Võro selts, kohe võivad noored ka kuuluda ja nüüd ma olen selle aasta jooksul hulga noori sinna kutsnud, et saanud midagi põnevat üteln kui teta. Just saan kultuurilisen võtmen, mitte nii väga poliitilisen võtmen. Aga kas nüüd on see kotus, et me jõuame oma selle projekti lõppu mõtteni, mis meil tegusi säänsest Lõuna-Eesti noori kuundust? Jah, selles mõttes ma küsiks küll, et kas teie arvates mingit sellist asja on vaja? Et mis just kuidagi noori siis organiseeritumalt koondaks, annaks võimaluse kokku saada. Et muidu jah, lasteaias käime, koolis käime, aga siis kui
siis kui juba vanemad oleme, et mis siis? ma arvan, et siin saabki olla mõnestki muud vastust kui jah. Ja tegelikult üks mõte, mis mulle jäi kõlama ühtest viimasest kokkusaamisest, mis meil oli ja tulleski vist Jyväsulle üteldu välja, et kuis nii Helle, kelle meil kõik oli käynyt ja keelepesä, ütlesõnaga ja saa käydä sama laul just kui tiidsime üksteisest, enam-vähem tegemitsist ja kõik ja nüüd Tartu linna, aga alles tegelikult ta projekt tõi meid kokku ja see on siis õnnesõna võropoolina tegemine ja et selline organisatsioon või selline võimalus, kui koos tegelda oma kultuuriga niimoodi, et saad ka kohki mujal või adapteerida, et kuigi see on see vormi, mida noorile umas saia olnud väga vajalik ja samamoodi nii kui ta projekti jooksul ma sai oppi multikultuurist, setokultuurist, saami kultuurist, võrokultuurist, tuu oppas ka hinda kultuurikotsile palju. Nii et igal juhul. Jah, tekibki selline mõte, et kuna Tartu on selline nagu neutraalne pind meie kõigile kokku saamises, siis see on hää kotus, kus mõnestki Lõuna-Eesti noori koondust või kuul käymist kõrraldada ja mõttevahetust, et ühtest küljest saanud enam oppi, aga teisest küljest ka nagu edasi mõtelda ja oppi juba vannu tegide käest, et mida on tehtud ja mis asi see kultuur siis nagu näide meelest on. Ma küsin vahele, et kui Tallinnal on Võro selts, ega Tartu on niimoodi, et Võro selts ei ole. Ei ole, kunagi oll, aga enam ei ole olnud ja vist jah, Tallinna Võro selts vist ka ei ole väga noori liikmeid nagu manu võtnu, et tuu on selline vahtsene suund, mida võinu katta. Aga ma võib-olla küsingi veel, et missuguseid algatusi te arvate, et veel oleks tarvis siia, et Lõuna-Eesti väike kultuurid püsiks edasi, et noortel säiliks see huvi oma kultuuriteemade vastu? Mina arvan, et selline mentorlusprogramm võiks küll olla. Et me oleme sellest natuke varem rääkinud, et nagu noor inimene leiakski endale selle mentori, kellega siis alustada. Näiteks Hellal oli väga vedas, et tal oli selline inimene, kes tõi talle selle kirjanduse, et kui sa oled üksinda, siis sa ei oskagi otsida sellist, nii et ma arvan, iga inimene vajaks nagu tuge, sest kui saakski teha sellise programmi, kus saavad tulla mentorid, noored, räägivad omavahel, siis sa saad leida selle ühe inimese või mitu inimest, kes aitakski siis. Ja ma arvan, sõprus on nagu kõige suurem selline käima pandva jõud, et kui ma kuulsin ka, kui seto, ma ei tea, noorsootsikudel on selline nagu oma sõpruskond ja sääle nagu arutas neid teemasid, et nagu säänsel baasil nagu sõbras olemine on kimmale see, mis avitas ka nagu suuremid asju ette. Ma enne tuud, kui ma siia projekti tuli ja üks ka ajend oli, et ma enne oli tõsed projekti, koh mi tegeli säänse küsimisega kah, et kui muudu saan noore hoida oma kultuuri pealt tuud, kui sa pead kotost ära kolima kohegi mujale minema. Ja ta projekt oli üks võimalus, kus ma põhimõtteliselt aasta aigu sai üks oma kultuuriga tegelda, aga projekti saa ka üks kord läbi ja ole ka esitennu projekte osalenud. Ma arvan, et on väga hää, kui ütel päeval pidanu enam kirjutama iga kord midagi vahtsat, aga olnud rohkem sellised püsivambid asju, nagu näituses keelepesa keelekotusse pealt, aga või-olla selliseid järjepidevaid tegemisi, mis vaikselt võtva üte ja noor saanud erinevate sellise valdkondiga tutvas. Head mõtted.
aga mis on võib-olla sellised kohe, kui nüüd mõelda iseenda peale, siis millega teie tulevikus veel jätkate või mida uut te plaanite teha, et tegelikult siis seda oma kultuuri arendada ja edasi kanda? No ma võin ütelda, et ma kindlasti plaanin seda uurimist siis lõpetada ja võib-olla edasi teha ja see on see oma kultuuri tegemise omaks mu sääne hobi ja veidike see juba töö. Aga siis see podcastid, Poodiman Karmeni helu tegemine ja siis vahtsõne asi, mida oleme veel tegema, on võro kiilde Minecrafti mängu tõlkimine. Igasuguse see on see nagu põnev asja, mida vahepeal mõtled, et kellele ta vaja on, aga mõnikord sääne asi on või-olla hulga kasulikum veski nagu sõnaraamat või et sääne nagu rahva sekka minek. Jah, säänsid asju tahtnud teha veel. Kuna Inne sai ka kõnelt, kui suur osatähtsus on keelel mu jaos, siis ma olen väga õnnelik või mul on väga hea meel, kui haani keel ei kaonud ja et ei unuhtanud ja et mul on võimalusi, kellega tahad veel kõnelda pikka aegu. No keel on ikkagi väga tähtis osa kultuurist, siis ma kindlasti plaanin keele ära õppida. Siis kindlasti kirjutada edasi, et väga kaugel räägiti, et seda keel on ikkagi rääkimiseks, et see ei ole ju olnud otseselt kirjakeel, et eriti palju sellist materjali ei ole. Aga ma arvan, et see oleks ikkagi tähtis, et nagu lisaks helisalvestistele ja nendele, mis meil nüüd on võimalus teha, et ikkagi mingisugune kirjapilt ka säiliks. Või siis kui väga paljudel isegi ei ole nagu sellist kirjapilti osadele sõnadele veel olemas, sellepärast et seda lihtsalt ei kasutatud siis. Et ma arvan, see on midagi, mida saaks leiutada. Kus te Setomaa kandist ei elevanem paperi oma? Mikitamäelt. Kas publikul on veel mõni küsimus? Mis tundub, et ei ole? Aga ma arvan, et need lõpumõtted siin, mis olid tulevikku suunatud, on tegelikult väga head mõtted, millega võibki lõpetada ja siis jääb niimoodi veel aega ka meie näitusega pisut seal väljaspool tutvuda. Et igatahes meie väga täname kogu publikut, et suur aitäh, et te täna õhtul tulite, kuulasite, kaasa mõtlesite ja nendele väikekultuuridele kaasa elate. Suur aitäh teile. Elmi poolt ka väikene seda keno. Ja, tema olen küll võro või seta või haani keele, aga hääd lugemist. Tõlki üks saab, jah, kui keegi võttes tüü hinde peale ja üks kaardetagune juurde ka, anna saab luulipada tüüti. Jah, mis ma või ülda? Lähen kirjagi, jah. Et aitäh teile ka tõesti tulemast ja kaasa elamast. ERMi hõimuklubi läheb vahepeal suvepuhkusele ja plaanime jätkata septembris. Nii et ärge kaugele minge või kui lähete, siis tulge ikka tagasi ja ilusat sellise sooja ja ootust. Ütleme nii, jah, küll ta tuleb. Aga aitäh ja kõike hääd. Head õhtut.